Täna on oluline leida tasakaal oma peas keerlevate mõtete ja unistuste vahel. Sa ei saa luua elu sellist, mida sa soovid, kui su peas on virvarr ning sa tegelikult ei tea, mida sa tahad. Seetõttu on vaja leida selline hea olukord, kus sa saad päriselt tunnetada, mida sul on olemas, mida sa saada tahad ning mis on see, mida sa edaspidi oma järeltulevatele põlvkondadele tahad nii-öelda maha jätta. Kuna hetkel on maailmas suhteliselt keerulised ajad ning võib-olla on selline hirmufoon, siis kindlasti on selline hetk, kus tasub mõelda selle peale, et kas sellise lõhestumise jagamine või endast mahajätmine on sinu jaoks vajalik ja oluline või pigem on oluline tuua inimesi kokku, nautida seda, mida me suudame koos luua ning sealtkaudu tekitada maailma rohkem sellist heaolu, heatahtlikkust ning mitte mõtelda selle peale, et mis on olulisem või mis on õigem kui mõni teise tõde. Et õiglus saabub igal juhul, mis iganes viisil see universumi jaoks vajalik on ning meie asi ei ole olla see õiglus või õiguse mõistjad. Meie ülesanne on lihtsalt elada oma elu, jälgida seda, kuidas meie endaga hakkama saame ning mida meie saame teha selleks, et meil siinsamas meie ümber läheduses oleks parem olla, kui oli eile. Ja sellised uued algused, uued võimalused, uued mõtted on tõenäoliselt meie ümber nii-öelda õhus ning meie ülesanne on lihtsalt võtta ja teha need teoks. Mõtted vuravad peas ringi ning kui sa neid kinni ei võta ja nendest midagi tegema ei hakka, siis tuleb keegi teine ja alustab selle sama tegevusega, mida sina kogu aeg ainult mõtled. Nii et kui sa ainult mõtled, siis sa ei saa luua endale seda elu, mida sa nii-öelda ette kujutad, mis on sinu unistused, mida sa soovid ning kui sa võtad kätte ja hakkad ka nende mõtete ja unistuste ja tegevuste peal tegutsema, siis tulebki sul tulevikuks selline elu, mida sa saad jagada perega, mida sa saad jagada sõpradega, mida sa saad jagada nii-öelda ka tulevastele põlvedele ning mis jätab maha märgi, et see siin oli vaatamata kõigele ikkagi päris hea, päris mõnus ning sa ei pea muretsema selle üle, et kas keegi sinu meelest nii-öelda kehvemad või halvemad või pahanduse tegijamad saavad oma karistuse. Kindlasti saavad, see ei pruugi olla täpselt see, mida sina nii-öelda tahad või ette kujutad, kuid kuna sina ei tea ka nende teiste inimeste, nende teiste elukäikusid, siis sina ei saa aru sellest, mis on teistele karistus ja mis ei ole. Sina tead ainult seda, mida sina oled kogenud ning iseenda kogemuste järgi teiste hindamine viib tavaliselt sohu ning see ei ole sugugi õige ega õiglane. Nii et mõtle pigem selle peale, mis on sinu elu eesmärgid, mida sina tahad endast nii-öelda maha jätta ning astu sellel teekonnal järgmised vajalikud sammud. Küll see sinu ümber
sind ümbritsev maailm ka sellele reageerib ning varsti sa näed, et ei olegi vaja kedagi karistada. Elu on palju ilusam, kui sa praegu unistada julged ning nauditavam. Ja mida siis ikka, usalda elu, tee ise selleks kõik, et see oleks ainult parem ning kohtumiseni.